weekend, sest ma olin 4 päeva järjest tööl. Crazy, ma tean, 4 päeva järjest sain tööl. Ja siis mul on hoopis neljapäeva asemel reede vaba. Ja see põhimõtteliselt tähendab, et mul on long weekend. Siis ma teen väikse nädalavahetuse vlogi. Tulge kaasa. Mõtlesin, et äkki kui täna tuleb ilus ilm, siis ma lähen äkki randa. Aga nagu klassik vaba päev, siis ma kõigepealt koristasin, panin kõik pesud kuivama ja nüüd ma siis hakkan hommikusööki sööma. Ma panin seemnest kasvama passion fruidi taimed ja kui me läksime Filipiinidele, siis siin ei olnud mitte midagi üleval, need olid täiesti ära kuivanud. Ja siis kui tagasi tulime, siis nagu see pott oli ikkagi täiesti ära kuivanud. Ja nüüd siin on juba 4 väikest taime. Bad force, I'll shake 'em off me. Hommikuseks söödud, kell hakkab saama 9:30 ja ma lähen nüüd siis Moosesega jalutama. Kuna käes on sügis ja ilmad on üsna jahedad, siis ei ole väga vahet, mis kellaaeg ma temaga jalutama lähen. Nii et ma arvan, et praegu on päris mõnus aeg minna ja seda teha. Sest väljas on selline natuke pilvine, päiksepaisteline ilm, väike mõnus jahutav breeze on. Nii et ma arvan, et võib päris mõnus jalutuskäik tulla. Let's go! Meil on siis 2 kohta, kus me tavaliselt kõndimas käime niimoodi kodu juures. Siin on selline suur nagu staadion, kus siis võib koeraga jalutamas käia, nii et koer võib lahtiselt ringi joosta. Ja siis teine koht, kus me tavaliselt käime, meil on siin lähedal selline järv nagu Tomato Lake. Ja siis me käime selle ümber jalutamas, seal on erinevaid radu, kus siis kõndimas käia. Ja siis kui ma viitsin, siis me lähme autoga vahel kuskile kõndima või siis teen mõne pikema ringi ka siin kodu lähedal. Ma otsustasin teha veidi pikema ringi, me siis jõudsime nüüd ühe teise muruplatsi peale, mis on selline, no põhimõtteliselt sama suur nagu see teine muruplats. Põhimõtteliselt on ka tegelikult nagu staadion. Aga siin on see hea, et siin on aed, peaaegu et ümber ringi. Nii et natukene turvalisem on koer lahti lasta. Ja siin on päris palju teisi koeri ka alati, mis võib olla natukene halb, aga samas siiamaani pole ühtegi halba kogemust olnud, nii et ei tohiks probleemi olla. Mulu! Come here. Go. 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 See koer ei tööta nii, nagu koer peaks töötama. Come on, let's go. Come on. Okay, bye! Nii, ma olen nüüd kodus tagasi. Arvestades minu jalutamistempolt, mis on põhimõtteliselt järgmine step on jooksmine ja arvestades seda, et väljas on rohkem päikest, kui ma arvasin, siis mul on nii fucking palav lihtsalt. Ja väljas on 28 kraadi. Ehk I'm dying, nagu ma oleks nagu full workout'i teinud.
ma pesen oma näo puhtaks, ma teen omale midagi külma juua ja siis ma hakkan õppima. Nii, ja kuna ma ei viitsi käia mingi 100 korda trepist üles ja alla, siis ma võtan selle plastpudeli kaasa, siis ma saan oma pudelit refillida. Ja lähme nüüd siis üles tuppa. Siin on siis kõik mu õppimisasjad laiali. Võtab uhkama küll, tead. Aga kes siis ei tea, ma arvan, et keegi ei tea, ma ei ole sellest YouTube'is rääkinud. Minu kõige lähedasemad inimesed teavad ainult seda, et ma käin siin Aussis siis vetnursi koolis. Põhimõtteliselt ma siis õpin loomaarsti abiliseks ja ma nagu ei õpi selleks, sellepärast, et ma olen Eestis õppinud loomaarsti abiliseks ja siin ma lihtsalt pean nagu oma eelneva hariduse ja töökogemuse üle kandma. Aga et seda teha, siis ma pidin nagu kooli minema ja siis ma olen teinud siin selliseid workbooki ülesandeid. Ma tegin siis 6 unitit seda. Põhimõtteliselt ma siis pidin tegema igast mingeid praktilisi assessmente ja siis kirjalikke. Niimoodi, et ma lihtsalt trükkisin vastuseid arvutisse. Ja siis ma käisin esmaabikoolitusel, nagu inimeste esmaabikoolid. Koolis siis see inimene pakkus, et ma võin 1 uniti asemel esmaabikoolituse teha, mis oli mega lebo, lihtsalt maksa raha, mine istu koha peal. Ja siis mul jäi veel alles, mõtleme 7, kokku oli 21 unitit ja nüüd need 6 tükki, need 6 workbooki ma sain ära tehtud, esmaabikoolitus on tehtud ja siis ma käisin nii-öelda sellisel nagu arvestusel 2 nädalat tagasi ja seal ma siis sain tehtud need ülekantavad ained ka, või nagu nendes ma sain tehtud 6 tükki ja siis nüüd tuleval neljapäeval siis ma pean minema ja tegema ülejäänud 8, mis tuleb kokku 21. Ja siis, kui ma need asjad ka nüüd tehtud saan, siis ma olen officially vet nurse. Ja siis selleks, et ma saaksin siia jääda kauemaks ja viisa taodelda, ehk siis nagu selle skilled viisa, siis ma pidin saama siis siin Aussis nagu vet surgeons board'i poolt registreeritud vet nurse'iks. Väga palju keerulist sõna, aga põhimõtteliselt nagu ametkond siin, kes siis nagu kontrollib loomaarstide tööd, loomaarsti abiliste tööd, siis nagu nemad peavad heaks kiitma selle, et ma olen pädev loomaarsti õde ja et ma saan siis sellena töötada. Ja siis nüüd, kui ma selle kooli asjanduse tehtud saan, siis ma saangi nagu päris siis nagu sertifitseeritud loomaarsti õeks. Ehk siis ma võin siin Lääne-Austraalias minna ja töötada ükskõik mis kliinikus loomaarsti õena. Ja tänu siis sellele kooli värgindusele siis ja üldse selleks, et ma saan siis selle serdi omale, siis ma saan ka siis seda skilled viisat taodelda. Selle skilled viisaga koos siis saab Tauri siis nagu minu partnerina siis omale partnerviisat taodelda. Ja siis loodetavasti me saame siia natuke pikemaks jääda, kui meie senised viisad on lubanud. Põhimõtteliselt me siis praegu oleme siin working holiday viisadega olnud, meil oli vahepeal ka mingi COVID viisa ja siis nüüd hetkel meil on ka mingit tüüpi COVID viisa, mis siis kehtib kuni 1. detsembrini 2024. Nii et enne seda peab siis uus viisa käes olema või peab uue viisa asjad kõik nagu sisse andma, et siis meid siit riigist välja ei peksta. Kui sa tahad tulla Austraaliasse ja sa tahad siia kauemaks jääda, kui sinu 3 aasta working holiday viisa lubab sul siin olla, siis ole valmis raha kulutama, aega kulutama ja närve kulutama. Aga tegelikult pikas plaanis see on täiega worth it, sellepärast et meile väga meeldib siin Austraalias ja ma tahaksin ikka kindlasti pikemalt elada, nii et see on väärt seda.
nii, kell on nüüd märkamatult saanud 2. Ma olen terve selle aja õppinud. Mul on veel väga palju teha, nii et mu päev jätkub suht samas vaimus. Aga ma mõtlesin, et võiks lõunat süüa. Lõunaks ma olen pühapäeval siis preppinud oma saateid. Neid on hea lihtne kaasa võtta, kui kõik on valmis prepitud. Mul on siis värsksalat, tuuna, keedumunaga ja siis ma sinna kõrvale söön riisikalette. Ja usu või ära usu, aga see on tehtud pühapäeval, mis tähendab seda, et see on siis tehtud 5 päeva tagasi. Ja see on ilusti ära pakitud ja see on täiesti fresh. Nagu mitte mingisugust probleemi pole asju nii pikalt ette preppida. Ja siis neid süüa. So relaxed. Read my book, love. Book at the moment, I'm reading Twisted Love. Võiks ju arvata, et elu siin Aussis on nii glamuurne. Tegelikult ei ole midagi. Ma sõin lõunat, vaatasin YouTube'i videosid ja nüüd ma olen tagasi arvuti taga. Mul on veel, ma arvan, et vähemalt mingi 2-3 tunni jagu õppida. Täna on reede ja tavaliselt reede õhtuti me käime oma järgmise nädala süüa ostmas. Ehk siis mingi hetk ma peaksin siis välja mõtlema menüü ja siis kui Tauri töölt tuleb, siis mingi hetk lähme poodi ja viime veel Mooses äkki jalutama. Homme on mul veits huvitavamaid tegevusi, nii et ärge andke veel alla selle video osas. Tavaliselt siis reede õhtul me käime poes, me siis teeme oma toidu shoppingu terveks järgmiseks nädalaks, sellepärast et tavaliselt pühapäeviti ja siis prepime toite järgmiseks nädalaks. Ja siis ma mõtlesingi, et ma võtan teid siis ka toidupoodi kaasa ja ma siis näitan siis nagu, mis meie 1 nädala ostukorvis on. Nii mingi 500 tundi hiljem siis ma olen oma menüü valmis teinud. Nii, ja siis nüüd ma küsin Tauri käest tema poe nimekirja ja siis lähme poodi. Kell on õhtul 9 ja siin poes ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi inimest. Need osad avokaadod on küll mingid megakõvad. Mulle meeldib, et siin Farmer Jacksis on nii palju igasuguseid selliseid huvitavaid asju. Nagu igast mingid snäkke ja juuste ja mingid salamisid ja sinke ja asju. Ja siin on näiteks verivorsti või noh, see on nagu verikäkk. Ja siis siin on maailma parim avastus suitsukana ja see maitseb täpselt nagu Eestis. Siis siin on veel igast mingeid valmis toitusid. Ma ei tea, kas Eestis on nii palju erinevaid maitseid M&M'sidel ja ma ei tea üldse, kas Malteserseid on Eestis. Aga siin on mingid uued maitsed tiramisu, siis siin on mingi Black Forest, kateau, whatever that means. Siis siin on M&M'sid mingi šokolaadiga. Siis ma nüüd leidsin siit mingi moka, maat, cake, chocolate. Siis ma tean, et mingid need M&M'sid on siin on veel Biscoffi šokolaad. Nevermind, ma ei tea, mis ma tahtsin öelda selle M&M'siga seoses. Igatahes siin on väga palju huvitavaid asju. Siin on veel mingeid väiksed mingid Twixikesed värgid. Kas mingi komme? Watermelon sour straps. Yum.
Baby snip tags. Moses maksab sniffing taxi. Oops. Another one. Mida? Mida? Kui me poest tuleme, siis ta vaatas snäkki. Võtame snäkki. Teine snäkib siin. Spin. Spin. No terekest, käes on laupäeva hommik, kell on 7 ja ma juba käisin Moosesega jalutamas ära, tegin Taarile hommikusööki, Taari läks juba tööle ja me lähme nüüd siis minu töökaaslasega hommikusel jalutuskäigule ja me lähme siis esimest korda Fremantle Marketisse ja siis vist pärast seda lähme veel ühte farmipoodi, kus ma eelmine nädalavahetus ka käisin puuvilju ja juurvilju ostmas, mis nagu kõik maitses nii hästi, nagu need oleks täpselt oma koduaiast olnud, nii et mõtlesin, et ma hakkan iga nädal seal käima juurikaid ja puuvilju ostmas. Aga nüüd siis lähme kõndima. That's pretty cool. Look at how delicious these look. Me siis käisime Shelby'ga koos jalutamas, me käisime Fremantle Marketis ja mul oli tegelikult plaan minna sinna Farmers Marketisse ka, aga ma sain kõik vetsid ja puuviljad, mis ma tahtsin saada. Sain kõik väga odava hinnaga ka sealt Fremantle Marketist, nii et me ei pidanudki lõpuks sinna minema ja siis me tulime koju ja siis ma viisin Shelby koju ja siis me läksime Tauriga koos randa. Good boy, Momo. Sit down. Good boy. Good boy. Well done. Ja siis nüüd me läheme kodus tagasi. Väga mõnus soe ja päiksepaisteline ilm on. Ja siis nüüd me käime pesus ja ma arvan, et me hakkame siis tegema õhtusööki. Ilmselt ma tänase päeva jooksul midagi väga rohkem ei tegi, kui et korjan need pesud sealt kokku. Ja teen selliseid koduseid toimetusi ja siis võib-olla homme teeme jälle midagi põnevat. That's it. Stay tuned.
käes on pühapäev ja täna on siis selline uueks nädalaks valmistumise päev. Me käisime Tauriga hommikusel jalutuskäigul, me käisime rannas, me käisime ujumas ja siis nüüd me oleme kodus, me hakkame uueks nädalaks süüa tegema. Mooses, kas sul on palav? Ei. Ja lihtsalt oleme, vaatame YouTube'i videosid, võib-olla õhtul lähme veel Moosesega jõulutama ja sellised jah, pigem nagu kodused toimetused on täna käsil. Mis titad? Mis nii kurva näoga oled? Nii kurva näoga oled? Vaat, sa oled üks märgrott. Märgrott oled. See on siis terve minu nädala värske mahlavaru. Kell on märkamatult saanud 7:30 ja meil on kõik uueks nädalaks ette valmistatud. Me tegime kõik söögid valmis, et me ei peaks nädala sees mitte ühtegi toitu tegema. Kõik on ette valmistatud. Ja siis ma veel kiirelt koristasin kööki. Koristasin pesud ära. Ja nüüd ongi siis uus nädal võib alata. See oli siis see klassikaline nädalavahetus, et laupäeval siis tavaliselt ma toimetan üksi, sest Tauri on tööl ja siis pühapäeval me siis teeme midagi koos ja valmistume uueks nädalaks. Ma loodan, et sulle meeldis see video ja näeme juba järgmises videos. Bye!